Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate Õhtulehe saadet Pealkirja taga. Ukrainas on käimas Venemaa põhjustatud täiemahulise sõja 1212. päev. Venemaa president Vladimir Putin teatas täna, et on valmis kohtuma Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga, kuid alles läbirääkimiste lõppfaasis. Mida nendest arengutest arvata, kas Eesti on omalt poolt teinud Ukraina toetamiseks piisavalt ja kas meie enda kaitsevõime on täna seal, kus see olema peaks? Neil teemadel vestlen enda tänase esimese saatekülalisega, kelleks on Riigikogu kaitsekomisjoni liige, kaitseliitlane ja ajaloolane Anti Poolamets. Mina omalt poolt esitan teile 10 kas-küsimust ning palun teilt konkreetseid vastuseid. Tervist! Tervist! Hakkame aga kohe peale. Kas olete nõus EKRE esimehe Martin Helme möödunud aasta kongressil peetud kõnes öelduga, et Eesti peaks vähendama Ukraina korruptsioonimülkasse raha loopimist poole võrra ning see säästaks meile raha, mida panustada riigikaitsele ning näiteks maksude alandamiseks? No mina pooldan ka sõjalisele kaitsele keskendumist, sest muude rahadega on tõepoolest Ukrainas suured probleemid, neid kaob lihtsalt julmalt ära. Mäletame oma enda riigist Lehtme juhtumit ja Lehtme ei ole ikka veel trellide taga ega edene tema uurimine ka, ütleme, et enne tuleb tõde kindlaks teha. Ja Ukrainas on neid juhtumeid palju, just see tsiviilraha mingitesse institutsioonidesse lihtsalt võib ära kaduda. Aga kui me ostame neile droone, kui me ostame neile mürske, siis on palju targemini paigutatud raha ja elu on seda näidanud. Te küll osaliselt vastasite, aga kas Eesti enda kaitsevõime on kannatanud Ukraina toetamise tõttu? See on dilemma, sellepärast, et kindlasti me oleme päris palju ära andnud, aga on ka argument muidugi selles, et las need suurtükid töötavad seal, kus neid praegu kõige rohkem vaja on, aga ometi EKRE on olnud selle lähenemise toetaja nagu Soome, et toetame, aga kõike ladudest ära ei anna, sest me oleme ju piiririik. Holland võib endale minu mõelest palju rohkem lubada või mõni teine Vene piirist eemal olev riik, sest meie väikeriigina, NATO ühe väiksema liikmesriigina peame oma kaitsevõimet ikka üleval hoidma. Et kunagi me tõesti andsime peaaegu kõik tankitõrje miinid ära Ukrainale, aga kohe ju peab asemele hankima, et meil ei tohi tekkida tühja auku ja drooninduses oleme me tegelikult maha jäänud, väga tõsiselt maha jäänud, just ilmus artikkel, kus öeldi, et ühe püssimehe kohta peaks olema 10 droonioperaatorit. Kas pole kapitaalne sõjategevuse muutus? Me küll tasapisi liigume, aga tempo on liiga aeglane. Kas usute, et sõda Ukrainas võib käesoleva aasta jooksul lõppeda? Välistada ei saa, see on ju teatavasti enne kõike Moskva otsustada, millal ta tunneb, et ta on oma eesmärgid saamutanud või pannakse tal selg vastu seina ja ta enam ei saa teisiti. Aga praegu on Venemaal tunne, et tal on võimaluste aken liikuda rohkem nende oblastite piiride poole, mida nad on juba oma põhiseadusesse sisse kirjutanud. Ehk Donetski oblastit kätte saada lõplikult ja teisi alasid. Nii et Venemaa proovib nii kaua, kuni tal tuleb sein ette. Aga praegu veel ei ole näha, et sein oleks ees. See võib kesta veel kaua. Kas president Donald Trump on teie hinnangul olnud oma tegutsemises Ukraina sõja lõpetamisel efektiivne või astunud vale samme? Ta on püüdnud olla efektiivne, aga lihtsalt sõdade lõpetamine, mis toimuvad hoopis teistel põhjustel, ei ole ka USA presidendi jaoks nii, et kuldvõtmekesega keeratakse uks lahti. No ei ole. Ta on proovinud uksed lahti hoida ka Venemaa osas, et lihtsalt saaks mingit kauplemisruumi, aga sealt ei ole ka seda kauplemisvõimalust tulnud, et kõige parem kauplemisruum on praegu, ma ütlen, kui anda Ukrainale hästi palju õhutõrjerakette, et Venemaa ei saaks edasi tungida. See oleks minu meelest kõige kindlam meetod, aga üks Trumpi relv loodetavasti töötab, kas või tasapisi on nafta hinna langus maailma turgudel, kuna USA on rohepööret lõpetamas ja see kahjustab Venemaa sõdimisvõimet päris selgelt. Bideni ajal olid hinnad väga kõrged,
Seega mäletate, Ronald Reagan tegi niimoodi sõjale lõppu Afganistanis, aga seegi võttis 10 aastat. Et ta siis sõlmis Araabia riikidega kokkuleppe, et viime nafta hinnad nii alla, et Kreml saaks poole vähem raha. Ja see lõppes Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega, ehk siis on ka sellised meetodid, mis ei ole otseselt relvadega seotud, vaid just nimelt Vene sõjamasina selle hingetoru kinni vajutamine. Kas Kaja Kallas on hea Euroopa Liidu välispoliitika juht? Väga nõrk ja see ametikoht on kõrge ametikoht ja Eesti esindajale võiks öelda saavutus, aga ta täidab seda väga kehvasti, sest vaadake, sellel ametikohal on ju tiitel ka, sa pead olema Euroopa Liidu esidiplomaat. Aga kui ei olda diplomaat ja põrutakse igas punktis, siis on see väga halb, sest seal on vaja vastavat iseloomu või vastavat ettevalmistust. Aga esimene läbipõrumine oli ju Euroopa Liidu ja USA suhted, et ta hakkas kohe paugutama ja kõik uksed Washingtonis sulgusid, tema kohtumised jäeti ära. See oli juba esimene suur krahh. Aga tal on suuri probleeme ka liikmesriikide juhtidega suhtlemisel, et seal ta hakkas ka paugutama suurte liikmesriikidele närvidele käima, ta ei hoolinud nendest. Ehk siis selles osas on kõik tunnused, et on läbi kukkunud. Ja arvatavasti ei hakkagi tööle, sest alguses on ta juba mitmed tähtsad kanalid läbi lõiganud. Nii et võib-olla ta võetakse ka poole pealt maha, sest diplomaatia on lihtsalt nii oluline valdkond sõdade ajal, et seal ei saa nurgas istuda ja siis endale tärne rinda riputada. Kas ta teeb enda tegevusega Eesti riigile karuteene? Kas ta nüüd seal kohal teeb, sest ta on lihtsalt ebaefektiivne. Ta tegi koha peal valitsedes muidugi karuteene. Esiteks minu seisukohalt edutada inimest, kes oli idavedude skandaali peategelane, see on ebamoraalne lihtsalt, see on ülimalt silmakirjalik. Aga Reformierakonnaga on ikka nii, et mida hullemad skandaalid, seda kõrgem koht. Tuletame meelde Rosimannust, kes sai Euroopa järelevalveorgani juhiks, aga samal ajal on tal väga raske skandaal selja taga Autorolloga seoses. Kristen Michal, kellel on ränk skandaal kilekottidega, musta rahastamisega, näed peaminister, idavedude skandaali oma Euroopa Liidu välisjuht ja kolmas siis suurepärasel moel kontrollkojas, inimene, keda peaks ennast kontrollima. Kas meie valitsuse sammud näiteks Venemaale kehtestatud sanktsioonipakettide eestvedamisel on kindlustanud meile hea positsiooni naabrite hulgas või on meie ministrite poolne diplomaatia Eesti olukorda kuidagi õõnestanud? No sanktsioonidega tulekski tegeleda ja ma tõin just näite, et halb on see, kui meie silmakirjalikkus paistab kaugele, et kui ma olen välismaal käinud, siis on öeldud, et irvitatud meile otse näkku, et me teame küll, kuidas teil nende sanktsioonidega on, et peaminister tegutses ise, siis käisin, kui Kallas oli veel peaministri rollis ja see mõjus mulle küll ebamugavalt, et kõik teavad, kuidas asjad on meil. Ja siis meie taame vastu rinda, et me oleme suured sanktsioonide eestvedajad, aga peakski olema, ütlen, et Vene nafta ostmine käis ju mitukümmend aastat, sellega toideti Vene sõjamasinat, Vene naftagaas, see oleks pidanud lõppema ammu, meil oleks pidanud olema ettenägelikkust seda mitte teha. Kas Eesti on teinud piisavalt enda riigi kaitseks? Ohkama võtab, muidugi mitte, sest alustame sellest, et meil on võimul riigikaitse eest vastutamas erakond, kes on olnud sellele kõige ohtlikum. Tuletan meelde, et Reformierakond võitles 10 aastat selle eest, et ajateenistus ära kaotada. Ja kui ta ei suutnud ära kaotada, siis ta surus alla aastakäigud nii väikseks kui võimalik, et mõnikord oli seal pisut üle 2000 ajateenija ainult ja siis arendati nõnda nimetatud jõukohast riigikaitset ehk kergjalaväge. No kuulge, suur osa on tegemata ja praegu lapitakse auke, mis on tegemata, sest laod olid tühjad. Sõja ja koosseis oli sisuliselt poole väiksem, kui juba nüüd praegu on. Et muidugi parem hilja kui mitte kunagi. Ja tuletan veel ühe näite meelde, kuidas nüüd oli meil probleem selle Vene tankeriga. Selle peale Tarmo Kõuts tuletas meelde, kuidas meie lahinguvõimeline laev Admiral Pitcairn naelteks nii-öelda sulatati vana rauda pandi 2011. aasta paiku, et nüüd oleks teda vaja ja siis jällegi Kõutsi ja teisi ei kuulatud. Kas konservatiivsed jõud on Eestis pead tõstmas või hääbumas?
numbrid näitavad, et ikkagi eduteel. EKRE on praegu tõusnud teisele kohale, viimastel andmetel siin 17,8, kui ma ei eksi, ja nädala lõikes 19%, nii et meil oli ju alles aasta tagasi siin võbelusi oma enda erakonnas, et me oleme väga kiiresti tagasi saanud toetuse. Ja kui me vaatame ka Isamaa toetust, kes võiks ju meie liitlane olla, siis temal on ka ju rekordilised toetused, kuigi meie omavaheline vahe kahaneb ja EKRE läheb tast eriti maakondades mööda. Anti Poolomets, ma tänan teid nende vastuste eest. Meie siit läheme aga pildiga Tallinna tänavatele, kus küsisime inimestelt, kas Eesti riik toetab piisaval määral Ukrainat või oleks aeg see toetus lõpetada. Kas Eesti riik toetab piisavalt Ukrainat või võib-olla on sellega mindud üle piiri juba? No minu meelest üle piiri mindud. Ma arvan, et piisavalt. Piisavalt. Minu arvates täiesti piisavalt. Sest iga riik peab siiski ise ka väga võitlema. See on nii raske küsimus, kui te küsite, kas mina toetan, siis mina toetan, aga Eesti on väga lai mõiste. Ma ei saa öelda kui teie või kellegi kohta. Riigi mõttes, kas me oleme piisavalt tugev võlg nende... Ma arvan, oma võimete piires oleme. Kui kaua tuleks abiga Ukrainale jätkata? Nii kaua, kuni agressor on purustatud. Nii kaua, et ta veel püsti seisab. Ma arvan, et see nii kaua, kui vaja on. Me ei saa loobuda. See nii kaua, kui ukrainlased ei ole loobunud, ei saa ka meie loobuda. Nii kaua, kui Eesti enam viletsus ei ole. Aga kui Eesti muutub viletsaks, siis ei tohiks enam toetada. Aga see aeg ei ole kaugel. Sellepärast, et väga palju on muutunud sellega, kui Ukrainas on sõda. Ma ei oska seda öelda, mingil määral võib ju jätkata seda aga mitte nii et oma inimesed jäävad nagu tagaplaanile, sest viimasel ajal ei ole ju muud juttu kui ainult see kolonn läheb, on vaja abi, see kolonn läheb, on vaja abi, kogu aeg on meile vaja abi, Ja samas on meile, mis mind kõige rohkem ärritab, on neile kus lastele reanimobiilid, mis korjatakse inimeste käest raha, mida peab riik tagama selle eks ju võt. Teie tunnete, et Eesti inimesed on jäetud unarusse? Kas nad täitsa unarusse, aga natuke tehakse liiga küll. Vana inimesena mina olen täitsa materiaalselt kindlustatud ja olen rahul Eestiga. Kas teie ise olete annetanud mõne heategevusorganisatsiooni kaudu Ukrainale raha? Jaa. Jätkate selle tegemist? Esialgu küll. Sellest ma tean, mis seal toimub. Jah, kunagi olen teinud ülekandeid. Vastavalt võimalustel igakuiselt ei tööta, aga mõtetes olen kogu aeg toetan. Olen alguses, ma ei tea, esimesel või teisel aastal ma toetasime. Ma ei mäleta, kui suur summe oli. Mingi väike summa, ma ei tea, kas 200 või kui palju see oli. Jah, toetan, olen. Mingil ajal ma panin siia 5-10 eurot. Nüüd ma katkestasin ära, sest ma olen ise vähihaige ja ma vajan ise, ma ei tule ise oma pensioniga. Lapsed toetavad, eks ju. Ma ei jõua igale poole jõua annetada, sest siin nurga taga ja seal nurga taga on igal pool on kastid, igale poole annetada, eks ju. Ei jõua niimoodi elada. Mille põhjal te otsustate, et kuhu on vaja ja keda tuleks rohkem toetada? Katsun mingit infot leida ja siis selle järgi, et Slava Ukrainiga läks nagu läks. Kas see teie motivatsiooni toetada kuidagi ei kärpinud? Mingil momendil oli küll niisugune, et kas see läheb ikka õigesse kohta, see raha. Aga tuleb riske võtta, kui on soov aidata? Jah. Ma ütleks raha kohta nii, nagu oli kuskil ingliskeelses, kui Saksamaa eraldab mingi suure summa. Summa liikub järgmisse ruumi, üks osa rahas kaob ära, siis järgmisse, ja kui kohale pool jõuab. Toodi välja sellest Euroopa rahast. Ahnus ja eksimine on kindlasti inimlikud omadused, kuid kui need võtavad mõõtmed, kus teistest inimestest tugevama jõuga ning oma ametit väärkasutades üle sõidetakse,
lööb see häirekellad tööle ning tasub skeemidele pilk heita. Nii on Õhtuleht toonud lugejateni lugude sarja, kuidas kohtutäiturid on ametiülesannete täitmise käigus suutnud ehitada endale nii-öelda kinnisvara impeeriumeid. Kuidas plaan ellu viidi, sellest räägib meile Õhtulehe ajakirjanik Risto Perenson. Tervist! Tervist! No selle lugude sarja puhul me ei räägi ühest kohtutäiturist, et see muster on korduv, nimed erinevad, aga ühine omadus aastakümneid kohtutäiturina töötanud. Ja aus on vist öelda, et ega kõik nüüd ka pätid ei ole ja kui üldse kedagi on, aga tõsi on see, et meil üks hetk tekkis mõte vaadata natuke tõsisemalt sisse kohtutäiturite varanduslikku seisu. Nüüd ma võin väita ja kindlalt öelda, et meie üllatuseks taolist järelevalve on vist vale sõna, aga nii-öelda sellist head järelevalvet tegelikult kohtutäiturite üle ei olegi. Ja tõepoolest seal osadel inimestel on kümnete kaupa kinnistuid, mis iseenesest on juba võrdlemisi kahtlane vale sõna, aga huvitav, sest lihtsalt kui nüüd vaatajad teaks, et kohtutäitur ei ole niisama tarkmeest taskust, kohtutäitur on Eesti riigi esindaja, neid on circa 40 Eestis ja me ju keegi tahaks, et näiteks kohtunikul või prokuröril on samal ajal mingisugune kinnisvara huvid kuskil. Isiklikud huvid kuskil mängus, et ta tahab selle pinnasu jalga alt ära tõmmata, eks? Et see oli nagu väga üllatav, mis meid samuti üllatus oli see, et kui me tegime neid päringuid ja vaatasime, see on hästi käsitsi töö, väga töömahukas ja sellest jääb jälg kinnistusraamatusse. Siis hakkas meil saabuma näiteks nõudeid, miks me oleme vaadanud. See on lihtsalt väga naljaks, et kui ajakirjanik vaatab, seal on nagu näha, et Õhtuleht on selle teinud, selle päringu, siis ma tahaks, mida see nagu veel pärit, sa ju saad aru, et see on tehtud ilmselt ajakirjandusliku huvi eesmärgil, me ei vaata seda enda lõpuks, aga igasugused sellised nagu arunõudmised, eriti veel kategoorilised toonis, et kohustama teid vastama 7 päeva jooksul, on nagu inimeste mõjutumiseks selleks, et ärge tegelege selle teemaga. Vastasite, et lugege lehte ja saate teada, miks. Vastus on selles liht, et me teeme seda ajakirjandusliku huvi, avaliku huvi eesmärgil. Ja seal on väljaks, et need inimesed, kes meil seda küsisid, nad ei oleks pidanud üldse küsimus, nendel on tõesti see kinnisvara hulk on väga väike. Aga see, kui valuliselt täiturid, siin on mingid hagijääfardusi, on sellele reageerinud. Minu meelest see näitab väga selgelt ühte, et nad ei olegi harjunud ja nad ei olegi valmis oma peas sellega, et neid võidakse kontrollida. Kummalisel kombel seda kontrollmehhanismi ei ole sellist nagu päris head. Isegi Justiitsministeerium võiks ja peaks seda justkui nagu tegema täiturite oma kodu, aga see kõik on nagu kaebuste põhiselt. Ja kui seal hakata nagu vaatama nende täiturite tehingut, nüüd mõned oleme ka ära kirjutanud, siis kui need ei oleks karistusõiguslikult praeguseks aegunud, vanad siis tehingud, siis päris kindlasti on need tehingud, mille peale oleks pidanud pigem tegema kriminaalmenetluse ja inimesed andma siis ilmselt süüdistatuna kohtu alla. No sealt ikkagi nähtus, et oli kirjutatud endale paremaid hindu ja siis need korterid või kinnisvara ära napsatud, ütleme siis inimeste elamisal. Ja seal põhimõte on see, et kui täitur midagi müüb, siis ta ei tohi olla ise huvitatud sellest. Ja kui sa oled ükspuha, mis hetkel täiturina seotud inimese võlgade menetlusega, siis isegi kui see müümise hetkel sa ei ole seda, siis sa hiljem ei tohi sinna auktsioonile minna. Olgu siis öeldud, et ühes selles juhtumis täitur kasutas korterite või kinnisvara saamiseks variisikuna enda ema, kelle nime me siinkohal ei maini, sellepärast, et tema ei olnud sellest skeemist vist teadlik. No, me seda ei tea, aga jah, ja tema oli ainus, et sellist alustan arvata, et sellist süsteemi on kasutatud rohkem, on tegelikult päris ohtralt. Ja siit ongi nagu, ega ajakirjandus ei saa menetleda, süüdi mõista ja nii-öelda süsteemi korda teha. Aga teha tänuväärset tööd ja kaevata välja infot. Ja, et ma veel kord kordan, et olles sellega nüüd ikka mõned kuud nagu tegelenud selle teemaga, siis seal kontrollmehhanism on väga, väga õhuke ja seal on võimalik tõepoolest enda kasuks keemitada täitur
veel kord, on riigi esindaja. No kui töömahukas kogu see ettevõtmine oli, et ma saan aru, et mõned lood on toodud, aga sinu vastusest jäi mulje, et neid on veel tulemas. No sa kunagi ju ei tea, et kuhu sa mõne looga jõuad ja mingi lugu, mis hetkel tundub olevat väga perspektiivikas, me ju ei tea nädala aja pärast, kas mingid asjaolud ikkagi selguvad, et ei ole nii, et ja me loodame, et siit tuleb veel mõned lood. Nüüd tuleb jaanipäevad vahele muidugi, keegi vahepeal ei loe uudiseid ka, aga võib-olla peale seda on lisa oodata. Aga veel kord, et meie soov, eesmärk nende lugudega oli mitte kedagi kiusata, vaid maailma paremaks teha. Kui altid olid need asjaosalised ise nendest skeemidest rääkima? No seal on seina suhtumist. Osad räägivad väga, kuna seal ei ole midagi võimalik vastu vaielda, see on nii-öelda faktoloogiliselt kirjas, siis hämamist, muidugi on ka hämamist, aga üllataval kombel näiteks meil on värskelt siis neljapäevas ehk tänases lehes, kui see intervjuu me teeme siin, täitur Priit Petter mitte midagi ei eitanud. Jah. Aga väga ei tahtnud lisada ka? Nojah, aga mis sa ikka räägid? Ja veel kord, Priit Petteri need juhtumid, kus ta kinnisvara on jõudnud läbi tema ema firmale tänaseks temale, need on karistusõiguslikus mõistes aegunud, et seal ei ole võimalik inimest menetleda, seal saab teha ainult niimoodi, et oi, ära rohkem tee. No igatahes nendest lugudest ja nende lugude populaarsusest lugejate hulgas nähtus see, et kohtutäiturid vist ei ole kõige armastatumad inimesed meil ühiskonnas, sellepärast et need, kes on sattunud elu hammasrataste vahele, on olnud hädas siis kohtutäituritega, siis nemad ilmselt kõik klikkisid ja lugesid ja olid huvitatud. Ja me ei eeldanud, et see lugehuvi on niivõrd suur. Et tõepoolest, et ma nagu eeldasin tunnetuslikult mingisugust huvi, aga kui väga jämedalt öeldes, siis see huvi on osutunud 3-4 korda suuremaks. Selles mõttes tõesti. Aga mitte nüüd nagu täituritele siin nagu liiga, et täiturid ikkagi teevad tänuväärset tööd. Keegi peab seda tööd tegema ja ega võlgnikud, mõned on ka pahatahtlikud. Et meil ei ole nagu sellist suhtumit, et täitur paha. Me lihtsalt 40 seas on mõned, kes vist on natukene teinud valskust. Lihtsalt olgu öeldud, et need, kes on teinud valskust, ei ole ka seaduse silma eest puutumata. Jah. Aitäh, Risto Perenson, selle kommentaari eest ja selle tehtud suure töö eest ja loodame siis, et neid kelme või valskuse tegijaid rohkem eriti ei ole nende kohtutäiturite hulgas. Loodame. Ma tänan ka teid, head vaatajad, et olite meiega ning kohtume jälle juba järgmisel reedel saates Pealkirja taga kell 2.